Hei ja sõbrad. Pikka videolugu seekord ei tee, kuna viinamarjad kahanevad järjest. Siin tegelikult juba kui eelmisi videolugusid vaadata on näha, et märgatavalt vähem on siin neid tarjesid, siis kõik on küps. Vähemalt Kuzminski siini ja siis Somerset siidles. Pere sööb, lapsed söövad, igalühel oma eelistused, aga pikalt seda pidu siin ei ole. Kõik on järjest täiesti tarbimiskõlbulikud. Mõned üksikud kobarad, mis on siis peenematel okstel, on võib-olla vähem värbunud, aga tegelikult niisugune 90% tarjedest on kindlasti valmis. Siin taga on ka näha üks, ma võtan teie jaoks kohe siit ära ka, nagu nii sööme ära. Tavaliselt küll lõikan, aga võt selline näeb ta välja. Toetan korraks kaamerat. Täitsa selline viisakas tari Somerseti kohta. Läheme kohe siit Kuzminski juurde. Kuzminskil on üldse suured tarjad. Selles mõttes see aasta on mul ikka väga korralikud tarjatel. Kui me vaatame seda, see on üks tari näiteks. See on ikka korralikult suured tarjad. Üks tari. Siin on nüüd kaks tari, aga siin on nüüd kaks tarja segamine, aga siin ka rippumas veel üks näiteks. Et ikkagi suured korralikud tarjad. Ma võtan selle siit ära. Püüan võtta nii, et ta ei kukuks ühe käega. Ei tule vist välja. Nii. Natuke kehva võitu. See värk siin. Okei, laseme ta siis maha kukkuda, mis siis ikka. Õnneks oli siin pehme. Vot see on nüüd siis Kuzminski siini tari. Panen siia laua peale. Kohe näete siis Somerseti ja siis selle tarja vahet. Et see on siis selline pilt. Marjana on, Somerset on hästi sukene, kuidas ma seletan, kergelt metsmaasika maitsega ja tema sisu on selline, ei ole nii nagu ta öelda, ei ole nii vesine või. Kui siit vajutades on näha, selline viljaliha on selline tugev, kuigi tema nimi on siidles, siis ta päris selline siidles ei ole. Siin oli ka näha, et tal tegelikult on seeme siin sees. Aga enamus tema marjadest on siis siiski ilma seemneteta. Ja tema seemne alge on nii pehme, et seda süües tunda ei ole. Pigem seostad sa teda viljalihaga, et siin enamusel, et ma võtsin uue selle, enamusel, peame seda fokusseerida. Enamusel ta on selline, kuidas öelda, plödistan siin teie eest ära, et see seeme on hästi väikene, hästi plöga siin. Siin on teda näha tegelikult, et tal on küll seemned, aga seda sisuliselt süües aru väga aru ei saa. Kui me võtame siit näidiseks kohe selle Kuzminski siini, siis Kuzminski siini on, teda võttes juba, ta on hästi mahlane. Ta on tohutult mahlarikas ja kui teda nagu hakata siit välja pigistama, siis ta seda mahlalause pritsib, et siin on kohe näha niimoodi, näete, nii kui natukene vajutad, tal ei ole sellist asja, et siit tuleb välja nagu ainult viljaliha. Ei, tal on, ma viskan minema, selle fookuses hoidmine on natukene, selle autofokusseerimisega natuke keeruline, aga näete, võtame uuesti, näete, ta on hästi mahlakas, näete seda, kus ta mahla silgub kohe.
et see on, näitan teile veel uue hästi, et tal on tohutult palju mahla, et selle laua peal kohe näete, kuidas see jooksma hakkab. Et see on, tal on nagu hästi-hästi palju mahla, ta on hästi-hästi mahlarikas. Ma kujutan ette, et temast saaks ka hea nii-öelda mahla viinamarja. Aga meie sööme seda desserdina, siis laua viinamarjana ja noh, ütleme nii, et meil peres ongi kahte leeri. On need, kellele meeldivad väga need sinised, ta on praegult täisküpsuses, väga hea suhkru, noh, ma ei ole mõõtnud muidugi suhkrutaset, aga väga hea magususega ja hästi-hästi mahlakas. Et näiteks mul tütrele ühele pojale meeldib sinine, isiklikult meeldib ka sinine, aga abikaasale ja pisemale pojale meeldib just eelkõige punane, mis on rohkem magusam, rohkem viljalihakam. Et igale ühele midagi. Nagu alati pöörduma lõpuks tagasi ka siia sellele Vale-Arkaadiale. On pakutud, et see on Aurore vist ka, mida poolakad kasvatavad. Ma ei oska öelda, mis on, aga ta ei kõlba süüa. See on mu aus vastus. Väga paljud harjasid, aga antud momendil vähemalt ei ole hea. Ei tea, ise kasvataks. Kindlasti praeguse seisuga olen üsna otsustanud, et poogin selle okstele, poogin muu sordi. Midagi, mis sobib. Olgu selleks siis päris Arkaadia, mida ma eelistaksin. Ja poogitult siia siis. Või veel midagi. Aga kindlasti seda siia ise ei plaani hetkel jätta. Annan muidugi selle šanssidele veel, et ma lasen tal küpseda. Aga väga ebaühtlaselt on hetkel. Olen söönud mõned tarjad proovi pärast ja väga ebaühtlaselt tarjad, väga ebaühtlaselt on küpsusaste. Kuskil on nii küpsed üleval, näiteks võib täitsa küpsed olla, nagu näete siin ka praegusel hetkel. Üks kukkus mul täitsa siia maha. Ehk siis osad marjad on nii küpsed, et kukuvad maha. Ja osad on nii hapud, et neid tegelikult süüa väga ei taha. Et ma otsin selle kohe selle osa üles, et tal iseenesest teda iseloomustab see, et ta on niisugune kõvema koorega mari. Tal on küll mahla, näete, siin ka lendas mahla kohe. Aga tema või see viljaliha on niisugune kõvem, ei lagune näppude vahel kohe laiali. Et on niisugune kohe näha on selline sült ja selline. Ja vili on ise niisugune krõmpsu, et kui teda nagu panna, ma natuke isegi ütleks, et ta nagu poe viinamarja sarnane, aga krõmpsuv, aga väga-väga ebaühtlase kvaliteediga või just küpsevis kvaliteedi mõistes. Maitse mul ei ole ka minu lemmik. Niisugune küpsemana on see üks mari nendest täiesti niisugune, on magusust, aga samas nagu lääge või niisugune maitsetu. Samas jälle mitteküpsed on hapud, täiesti hapud. Isiklikult sellist ei kasvataks. Vot selline lühikene seis viinamarjadest, mis meil on. Kui minna veel tagasi korrakski nende peale, mis on meie esimesed viinapuhud siin mitmed aastad juba kandnud, siis Kusminski siini, kindlasti mina soovitaks mõlemad panna. Kusminski siini peaks ka olema välitingimustes täitsa kasvama, Somerset samuti, aga nad valmivad hiljem. Kui tahate midagi, mis oleks siis augusti alguseks valmis, siis need sordid. Somerset oli kindlasti päris augusti, nii-öelda esimeseks augustiks kindlasti juba valmis meil. Esimesed tarjad täiesti sellised tarbimisvalmiduses, need on tajuta ära kohe, millised nad on. Ja Kusminski siini siis, nüüd juba nädal aega oleme teda tarbinud järjest, on ta kindlasti täiesti valmis olnud. Ehk siis, Somerset oli isegi varem, juba 1,5–2 nädalat põhimõtteliselt võiks öelda. Need on, mina soovitan neid ka jätkuvalt ikkagi kasvuhoonasse samamoodi, sest siis nad saavad palju varem valmis. Ma arvan, et välitingimustes Kusminski siini
oleks tarbimiskõlbulik alles septembri keskel, ma pakun. Ma arvan, nii palju, kui ma olen näinud teistel seda valmimisjärku. Vot sellised lood. Aga kasvuhoones üldiselt kõik asjad juba valmivad. Võin korra väikese tiiru teha. Nagu välja tuli, siis paprika, mis on siis artist, on tegelikult pigem pipra moodi, ta on natukene tulisust või natuke teravust. Siin mõned viljad tahavad juba ära korjata, munaseks läinud. Teooria kohaselt teisi ei kipu paprikad üldse pipralised küpsetama väga kiiresti kui ülemisi viljasid, kui alumised punased ei ole ära korjatud, sest üldiselt peab ka paika, siin on ka näha, et alumised on värvunud, ülemised on täiesti rohelised. Aga meil on ka ilusti siis õige paprika ehk Sharoni F1. Sharon on ilusti hakanud siin värvuma, ka kollakal on juba punakas toon täiesti heas seisus. No, siin on samamoodi näha. Tegelikult siin eespool on meil 2 sukst korralikku Sharonit. Siin on näha, suured viljad on hakanud. Ise käsi on siin, et kui suured nad on, päris korralikud. Ja siin on meil tegelikult esimene juba täiesti juba punane. Ütleme päev veel ja siis see on täiesti punane. Siin järgmised tulevad järjest juurde. Et nii nendega on. Mis me võime veel öelda on see, et vaikselt siin ka melonihakatised on, ei ole heas staadiumis. Õigemini tegemist on kantaluubiga, ta ei kasvagi väga suureks, ta kasvab tegelikult selliseks, nagu meil on enamus arbuuse. Aga, mida ma kohe näitan. Aga arbuusid on meil siis vot sellises seisus. Ütleme sellised, pesapalli mõõtu veel ei ole. Aga Sugar Baby on see sort ja Sugar Baby'ga on see, et ta tegelikult ei kasvagi väga palju suuremaks, tohutult suuremaks. Ta läheb selliseks, ma ütlen käsipalli suuruseks, on võib-olla kõige parem võrdlus. Igal taimel jätkuvalt selline üks arbuus on küljes vertikaalis kasvatades. Teised taim ise kipub ära kuivatama. Ta närbub nagu ära. Et väga isegi ei pea ise arvandama. Et selline seis on. Nagu ikka. Tomat küpseb. Tomatid on siin küll ja küll. Miks ma olen siin korduvalt öelnud, et minu soovitus endale nimekirjas on kindlasti järgmiseks aastaks ka Black Cherry. Nagu näete, ta on täis. Me oleme järjest tarbinud alumised kobarad oleme kõik ära söönud. Sest nad on küpsed olnud. Meil on tegelikult kaustoas tomatid täis. Aga siin on tulemas küll ja küll neid. Samuti korjasime siin üks päev just toolega ära. Siin taga on näha siis veel orkaadot, et orkaada korjasime ka siin ära. Need olid pikad sellised tomatikobarad olid ka punased, seal paar tükki on veel alles värvumas. Aga siin üleval pool on piisavalt ka veel rohelist. Kurk kannab ka ilusti siin taga. Võib-olla võiks nagu rohkem, aga ma arvan, et see aasta on see ilmastiku tingimused on olnud vist kurgile sellised ebastabiilsemad, ei ole nii hea. Aga pole hullu ka. Pere jaoks annab piisavalt kätte. Et ei pea muretsema selle pärast. Selline kiiri ülevaade siin laste kilgete taustal kasvuhoonest. Eriti tahtsin viinamarja näidata enne kui kõik need on ära söödud. Ja paras aeg mul siis minna ise neid sööma õhtuseks magustoiduks. Aga järgmiste videolugudeni ja näeme siis.